kõigile. Minu töö on teile siis natuke rääkida, mis see Eesti AI algatus endast kujundab, mis ta on, miks ta on ja kuidas see meid kõiki, eeskätt avaliku sektori IT-vaatest puudutab. Aga kõige olulisem ongi võib-olla see miks küsimus, sest tehisaru ei ole ju Eesti riigi jaoks uus teema. Meie esimene tehisintellekti strateegia sündis aastal 2019, bürokratt on juba 6 aastat vana mõistena, ehk et me oleme justkui tegelikult kogu selle aja juba sellega tegelenud. Aga, pääsime natuke asjades ette, aga sündmused, muutused, et midagi juhtus paar aastat tagasi. Tuli ChatGPT, tuli generatiivne tehisaru, tulid suurkeelemudelid, mis on osutunud läbi ajaloo kõige kiiremini kasvavaks ja levivaks tehnoloogiaks. Okei, nüüd ei ole seda paraku siin näha. Siin on see Gen AI kasutuselevõtu kõver, aga selle point on see, et ChatGPT-d, muid lahendusi on kiiremini kasutusele võetud kogu maailmas kui ühtegi eelnevat sellist suurt tehnoloogilist muudatust kui interneti, kui arvuteid ja siin ongi 2 kõverat, roosa ja sinine erinevate allikad internetile. See oli see esimene suur muudatus. Meil on korraga uus areng tehisaru võimetes ja nüüd on see viimase aasta jooksul, mis on erilist hoogu juurde tänu nii-öelda agentidele ehk krattidele. Ja siin see võib olla kõige olulisem graafik, mille järgi tehisaru reaalset võimekust mõõta aastal 2026. Ehk siis see graafik näitab aega või seda nii-öelda kujuteldavat ülesande kestvust, mida kodeerimisassistent või agent on võimeline iseseisvalt töötama. Või siis nii-öelda, kui pikka just konkreetselt arendaja tööaega tema on võimeline asendama. Ja nüüd see märkimisväärne asi on siin, et kui ChatGPT ehk GPT-3.5 välja tuli 2022. aastal, suutis ta sisuliselt koodirea või 2 kirjutada. Ehk et ta asendas võib-olla paar minutit arendaja aega. No see, kui te mäletate, esialgu see Copilot oligi selline autocomplete, kirjutad koodirea, hakkad kirjutama ja generatiivne AI kirjutab valmis. Aga nüüd, ütleme aastaks 2023 või 2024 suutis ta juba paar rida kirjutada, aga korraga on ta võimeline kirjutama juba väikse programmikesi ja tänaseks, muide see kõver on muidugi juba umbes 4-5 kuud vana, et see oleks juba siin enam laes täna, suudab Claude Code, suudab Codex juba asendada niimoodi 1,5–2 päeva arendaja tööd mingite mõõdikute järgi. Ehk et see võimekus on meeletu ja mis on kõige olulisem, ta kasvab ka meeletult kiiresti. See eksponentsiaalne kasvukõver on praegu selline, iga 4 kuu tagant 2-kordistub. Aga mida see kõik meie jaoks tähendab? Kas see tähendab, et meil varsti ei ole enam tööd? Ja mida see eriti sellise väikse Eesti-taolise riigi jaoks asutab? Ja siin on tähendab, ja see kõige olulisem konteksti muidugi on meie demograafiline olukord. Ja siin on kujuteldatud meie töötajaskonna vanuseline jaotus, nagu me näeme, üldiselt on meil vananev töötajaskond, aga eriti hull on meil arstide, õpetajate, COVID-i töötajate puhul, kes on üle keskmise hallid ja väga suures hulgas minemas järgmise 10 aasta jooksul pensionile. Neile, kes kardavad, et tehisaru võtab meilt töö ära, võib-olla, sellest võime pikalt debateerida, aga enne me peame ületama selle probleemi, et kas meil üldse on inimesi, kes suudaksid tööd teha ja kas tehisaru areneb piisavalt kiiresti, et ta suudaks asendada väikses riigis eriti neid inimesi, keda meil varsti enam ei ole, arstide, õpetajate ja paljude teiste töötajatena. Ja see ongi paljuski ajend Eesti AI algatusele, mis sai ametliku alguse 8. aprillil, kui esimest korda kohtus Eesti AI nõukoda. Eesmärk on eesmärk on vastata küsimusele, kui me nüüd korraga ütleme, et tehisaru rakendamine on meie top 3 või top 5 prioriteet, mida me saaks üle riigi teha poliitilise tähelepanu, tahte, ametkondliku koostööga, et võimalikult hästi rakendada tehisaru selleks, et toetada Eesti majandust, Eesti inimeste tööväärtust ja tootlikkust ja laiemalt ühiskondlikku kasu. Me oleme seadnud üldiselt oma eesmärkidena järgmist. Keskses kohas on lisandväärtus töötaja kohta, mida AI meile toob, kus me soovime, et järgmise 10 aasta jooksul see tõuseks 50%.
aga lisaks sellele on ka fookus AI mõju inimeste tervisele, elanike oskused, ehk et meie kollektiivne suutlikkus tehisaru hästi kasutada, selle mõju ettevõtlusele, ekspordile, mõistagi majandusele, avalikule haldusele, haridusele ja siis muidugi see taristus, mis seda kõike toetab, et meil oleks ka olemas kõik need baasressursid. Ja siin tasub korra lisaks majanduslikule mõjule peatuda kahel küsimusel. Esimene puudutab, kuidas me täpselt mõõdame tehisaru mõju tööle. Seda on võimalik teha puhtalt majanduslikus mõttes, ehk siis mõõta inimeste tootlikkust, aga olgem ausad, me võime ka ette kujutada stsenaariumi, kus ta majanduslikult justkui loob väga palju väärtust, aga me oleme kõik tänu tehisarule tunduvalt kehvemas seisus töötajatena. Me oleme suurema stressi all, me oleme õnnetud ja see lisandväärtus ei teki kõigile võrdselt, vaid kuhjub heal juhul Eestisse, mõnedesse kohtades võib-olla üldse ei jõua Eestisse. Ehk oluline selle lisandväärtuse kõrval on ka, et see töö, mida me tehisaru abil teeksime, oleks ka kvaliteetne töö ja et see kasv ja see lisandväärtus kaasaks laialt ühiskonda regionaalses mõttes, vanuselises mõttes, soolises mõttes, haridusliku tausta mõttes. Ja siis üks eesmärk, mis meil algatusega on hakata seda laiemat tehisaru mõju meie kõigi tööle mõõtma ja siis ka positiivsuse poole nügima. Ja siis meie teine eesmärk on, et see mõju lisaks majanduslikule mõõtas ka positiivsemalt kõiki neid teisi asju, mis meil on olulised. Meie heaolu, meie tervist, meie keskkonda, meie julgeolekut ja turvalisust. Kuidas me hakkame seda mõõtma? Meil on selleks olemas täitsa pädev selline strateegiline mõõdikute süsteem. Ma loodan, et see pilt on paljudele teile tuttav. Tegu on Statistikaameti Tõetammega. Ja Tõetamm siin visualiseerib kõiki neid erinevaid mõõdikuid, kuidas meil läheb julgeoleku, riigikaitse, energeetika kõige vaatest ja annab lihtsa sellise värvikoodi, et kas me oleme on track nende mõõdikute lõikes või mitte. Näiteks navigeerisin hiirega selle lehele, hea valitsemisindeks, saad kohe ilusti Statistikaametilt numbrid, et kas me oleme hea valitsemisindeksi vaatest on track oma eesmärkidega. Siis me oleme kõikide Tõetamme mõõdikute lõikes loomas metoodika, kuidas arvutada, milline see lisandväärtus, mis läbi tehisaru rakendamise tekkida võiks, mida meie nimetame mõjutammeks. Selle taga on hulk analüütikat, aga see mõte on siin, et kui me vaatame üle kõikide riikide oluliste eesmärkide tegevussuundadega, on võimalik ette kujutada positiivsed stsenaariumid, kus tehisaru rakendamine tõesti teeb meid tervemaks, aitab meil kauemini ja väärikamalt elada, teeb meid targemaks, teeb meid rõõmsamaks ja see on positiivne stsenaarium. Mõistagi võib ka teistmoodi minna. Ma korra räägin selle igava ametkondliku bürokraatliku juttu ka selle kohta, kuidas me seda algatust täpsemalt juhime, kes need osapooled on, mis on nii-öelda tavainimesele igav, aga ametnikule relevantne. Tegu on siis nii-öelda paari erineva tasandiga. Meil on rahvusvaheline nõukoda, see on see nõukoda, mis tekitas natuke kära jaanuaris, kui seda välja kuulutati, see esialgu oli seal nõukogu ainult meesliikmeid, mis annab nõu Vabariigi Valitsusele, peaministrile. Selle all on ka väike tegevtiim Riigikantseleis, aga mis on palju olulisem, on töörühm, mis koosneb kõikidest ministeeriumitest ja teistest riigiasutustest, kellel on jätkuvalt kandev roll nii tehisaru rakendamisel kui ka kõikidel nendel sisulistel eesmärkidel, mida tehisaru toetab, ja siis laiemalt meie kogu ökosüsteem, liidud, kojad, ülikoolid, ettevõtted ja kõik teised, ka individuaalsed koolitajad, kodanikud, kes selle suure muudatuse vastu huvi tunnevad. Nägudest, siin on meie nõukoja liikmed ja väike tegevtiim Riigikantseleis, aga need inimesed ei olegi nii olulised, sest selle väikse meeskonnaga väga suurt muudatust ei tee. Meie töö on koguda kokku kõike seda, mida me saaks üle riigi teha. Ja esimese sammuna, kui me aprillis kogunesime, valisime välja 6 fookusteemat, kus me siis leidsime kiireid võite, projekte, mida saaks kohe töösse lükata. Need on 15 tükki, ma kohe näitan neid. Üle 6 valdkonna. Elanike oskused ja teadmised, avaliku sektori tugevdamine, ma avalikus sektoris kohe räägin veidi, ettevõtlus, AI taristu, tervishoid ja haridus. Need siis on need projektid, see kõik on Riigikantselei websaidi peal. Siin on konkreetselt ka 3 Justiits- ja Digiministeeriumi avaliku sektori 4 projekti,
mis teid võib-olla veidi otsesemalt puudutavad. Üks neist, number 7, seda ei ole siin väga hästi näha, puudutab tehisaru litsentse ja nende kättesaadavaks tegemine kõikidele riigiasutustele ja riigiasutuste töötajatele. Muuhulgas me otsime välja 10 riigiasutust, ja ma otsin praegu vabatahtlikke, kes tahaksid piloteerida ka lausalise kasutusega, ehk et me anname sellised minimaalsed co-piloot, võib-olla ka mõned muud tööriistad litsentsi kõikidele ja vaatame, kuidas me saaks kogu asutuse töövoogusid ümber kujundada, kasutades tehisaru. Siis on meil 2 sellist sisukamat transformatsiooniprojekti, mida veab Justiits- ja Digiministeerium. Esimene neist puudutab õigusloomeprotsessi, teine puudutab hankimist. Mõlemas on plaan teha hulk huvitavaid rakendusi ja siis sihtida sellist laiemat ärilist transformatsiooni selle, kuidas riik neid teenuseid juhib. Ja siis on muidugi ka väga oluline teema tehisaru arvutustaristu. Justiits- ja Digiministeerium on välja arvutanud, et me vajame lähiaastatel vähemalt 3-4 tuhat GPU-d, et minimaalselt oma suveräänse arvutusvõimekuse vajadusi täita, aga tegelikult on see ühiskondlik vajadus palju suurem. Aga need 15 projekti, need ei ole nüüd selle algatuse tervik. Need on stardipauk. Ja meie töörütm saab olema selline, et me koguneme nõukojaga korra kvartalis, aga nõukoda on nõuandev organ valitsusele ja tuvastame projekte, mis on väga kõrge mõjuga, millega me saame keskselt aidata kaasa tehisaru rakendamisele üle riigi. Aga nende projektide omanikud ei ole Riigikantselei, ei ole see väike tiim, vaid ikkagi on need vastutavad ministeeriumid ja asutused. Ehk siit ka üleskutse teile, et kui te kuidagi vaatate selle listile, mõtlete, aga miks ei ole minu tegevused siin, võiks midagi ägedat teha, võtke palun ühendust. Ma korra tahan peatuda ühe konkreetse projekti juures, mis on ainus projekt, mida praegu Riigikantselei tiim ise veab, ja see on Eesti AI digiplatvorm. Meie suur eesmärk järgmise aasta jooksul, võib-olla see kõige konkreetsem, on 100 000 eestlast saada füüsilisse koolitusse, kus me neid poole päeva jooksul koolitame tehisaru kasutuses. See võib olla selline üldine tutvustus tädi Maalile või onu Heinole piltlikult öeldes, aga see võib olla ka palju huvitavam, valdkonnaspetsiifilisem edasijõudnud koolitus juristidele, IT-juhtidele, finantsistidele ja nii edasi. Ja me ei eelda, et seda hakkab kõik riik läbi viima, vaid me loome platvormi selleks, et Eesti ettevõtted saaksid Eestis seda koolitamist läbi viia, aga muutuda ka konkurentsivõimeliseks üle maailma. Ma lõpetuseks peatuks korra veidi avaliku sektori juures ja räägiks siis konkreetsemalt, ja see on nüüd natuke ka minu isiklik arvamus sellest muutusest, mis meil järgmistel aastatel ees seisab, kuidas tehisaru hakkab avaliku sektori tööd tervikuna mõjutama. Kui me vaatame selle otsa, mida avalik sektor olemuslikult teeb, siis me näeme, et avaliku sektori töövood on küllaltki automatiseeritavad. Siin on selline kaardistus, natuke teoreetiline OECD poolt erinevatest töövoogudest ja spekulatsioon selle kohta, kui automatiseeritavad nad on. Kusjuures tasub ära märkida, et hetkel enamus sellest potentsiaalist on enamustes valdkondades rakendamata. Aga valdkonnad nagu juhtimine, finants, sotsiaalteenused, õigus, haridus, kontoritöö, admin, need ongi need asjad, millest riigiasutuste töö koosneb. Ja need on need valdkonnad, need tegevused, mis on ikka meeletult automatiseeritavad. Ehk et see potentsiaal meie tööd muuta järgmistel aastatel on meeletu. Kusjuures mina ei usu sellesse, et see automatiseerimine tähendab, et me asendame inimesi tehisaruga. Kui me mõtleme sellele, millest koosneb avaliku sektori töö, me teame, et see tööpõld on meeletult lai ja peaaegu kõik tööülesanded, mida meile jagatakse, on ju põhjatu auguga erinevatest võimalikest tegevustest, mida me ei jõua teha. Saad ülesande koostada analüüsi. Kas sa võtad alati kõik andmed ette? Kas sul on aega, et kuude kaupa erinevaid võimalusi läbi mängida? Ei, sa teed kiiresti midagi valmis. Pead järgmise aasta tööplaani koostama. Tulistad puusalt. Ja need on kõik need analüütilised kohad, kus tehisaru võib meile meeletult palju abiväge tuua. Ehk et kui meil on korraga seda mõistust palju rohkem, siis ei tähenda seda, et me vajame inimmõistust rohkem, vaid me suudame palju suurema hulka ressurssi juhtida selleks, et see väike riik
oleks elujõuline ja konkurentsivõimeline selles keerulises maailmas. Et natuke mõtestada, milline see muutus olla võiks, siis ma jagaks teiega ühte paberit, millesse mina, Ott Justiitsministeeriumist, ka meiega oli digiminister ja mõned teised inimesed üle maailma panustasid eelmise aasta lõpus. Tegemist on sellise visioonipaberiga sellest, kuidas see krattide tulek ja tehisaru võiks muuta erinevaid riikide tegevusi. Me oleme katsunud sellele süstemaatiliselt läheneda, ehk et me oleme jaganud riigi tegevusi sellistesse erinevatesse funktsionaalsetesse kihtidesse. Ja siin on 6 sellist väga üldist tegevussuunda, millega kõik riigid üle maailma tegelevad alates kliendisuhtlusest kuni hankimiseni välja, aga siis on ka sellised tehnoloogilised kihid, et kui see ülemine ots on see nii-öelda äripool, siis need on need nii-öelda IT-inimeste väljakutsed. Tehnoloogiline governance, andmed ja privaatsus, tech stack, turvalisus, kuidas me seda kõike hangime ja selle eest maksame ja muidugi ka inimesed ja muutuste juhtimine. Ja selle paberi mõte ja selle visiooni mõte ei ole nii-öelda kogu tööd ette kirjutada, aga anda inimestele sõnavara ja mõistete ruumi, kus me saaksime koos hakata nendest muutustest rääkima. Eks me oleme veendunud, et kui seda muutust hästi juhtida, siis ka need riiklikud sooritused kõikides nendes valdkondades võivad muutuda palju tugevamaks ja paremaks. Aga ma tahaks lõpetada, tavaks on ettekannete puhul, et teie esitate küsimusi ettekandjale, aga mina tahaks teile hoopis küsimusi esitada. Paar provokatiivset küsimust. Esimene puudutab küllaltki palju ka RIT-tööd, et milline siis see tuleviku töökoht on AI vahendusel. Esiteks räägime inimese töökohast. Mina näiteks aastal 2026 on minu isiklik enim kasutatud tarkvara minu arvutis, mitte email, mitte Excel, mitte Word, vaid terminal, millega ma kasutan Claude Code'i ja mis on sisuliselt asendanud kõiki neid teisi produktiivsust tööriistu, mida ma olen harjunud kasutama viimased kümnendid. Kas me elame siis enam maailmas, kus meil on Microsofti ja Google'i duopol või hoopis palju avatmas maailmas? Aga mõistagi inimeste kõrval tekib meil ka küsimus, mis on see krattide töökoht, kuidas nemad hakkavad kõiki neid ressursse tarbima, töötama inimeste kõrval. Sealt edasi, mis on selle tulevase krativäelise riigi tehnoloogiaplatvormid? 25 aastat tagasi oli Eestil see nutikus ja ettenägelikkus luua platvormid nii riigile kui ühiskonnale, nagu EID, XD, mis on meil väga hästi teeninud. Ja ma arvan, et need ei lähe ära, aga me peame mõtlema ka nüüd sellele, mis saab olema identiteedikiht krattidele, mis saab olema andmevahetuskiht, mis teenindab neid kratte. Kas nad on üks ühele samad tooted, kas me kuidagi mõtestame neid ümber? Täna on olnud suveräänsusest väga palju juttu. Ja see on, nagu ta juba on aastad olnud, küllaltki 2 teraga mõõk. Ühelt poolt hästi vajalik, aga kui suveräänsus tekib meil selle hinnal, et me tardume oma arengus, et me ei saa kõige paremaid tööriistu kasutada, siis on meil probleem. Kuidas me nii-öelda sellest probleemist kuidagi mööda saame, kuidas me siin nutikalt toimetame. Ja siis on muidugi see võtmeküsimus, mis on alati olnud IT-juhtimise võtmeküsimusest. Kas me räägime tehnoloogia küsimusest ja ärijuhtimise küsimusest? Selline lihtne suhtarv, millest üks hiljutine Stanfordi raport kõneleb, kus vaadeldi 50 suurettevõtte AI muutusi, on see, et selleks, et olla edukas, 9% rahast, tähelepanust, inimeste ajast läheb mitte tehnoloogiale, vaid läheb kõige muu muutmisele. Ehk see omakorda tähendab muidugi, et see äriomanik peab meil hullult tark olema. Tema peab suutma mõtestada, mis on selle uue tehnoloogia võimekused ja kuidas selle kõige kontekstis, kuidas me tervishoidu korraldame, kuidas me sisejulgeoleku korraldame, kuidas me majanduse korraldame, kuidas see kõik muutuda võiks. Meie tehnoloogidena saame heal juhul neil abiks olla selles. Ja kindlasti ei ole see ainult avaliku sektori sisene küsimus. Sest meie kujundame, seda me teame eriti Eestis, kus riik on olnud hea platvorm kodanikele ja ettevõtetele, meie kujundame selle tehnoloogilise ruumi ja teenuste ruumi, milles toimetavad meie ettevõtjad, meie kodanikud. Meil on positiivne võimalus näidata eeskuju ja luua ka võimalus näiteks ettevõtetele oma ajamist automatiseerida, ma ei tea, deklareerides makse läbi MCP-serveri või lihtsustades oluliselt regulatiivkoormust. Aga siin on ka negatiivne külg, et kui avalik sektor
ei arene kiiresti, me hakkame seda juba tasapisi nägema, siis sõidab ülejäänud ühiskond oma krattide kasutusega meile sisse. Prokuratuur on täna kurtnud, et ta peab tegelema tuhandete AI genereeritud kaebustega, mille puhul tal ei ole õigus neid menetleda AI abil näiteks. Ja siis lõpetuseks ma jagaks veel ühe lugemissoovituse, mille põhiautoriteks on, see lugemissoovitus on teekaart, mis kirjeldab, kuidas Ukraina kavatseb oma krativäelist riiki luua. Selle põhiautoriteks on Ukraina tehisarud CTO ja ärijuht, aga siin on paar eestlast ka appi tulnud, et seda natuke mõtestada ja aidata rahvusvaheliselt publikul sellest aru saada. Ja väide ei ole, et Ukraina oleks nüüd taban selle õige viisi, kuidas seda kõike teha. Või et me peaks Ukrainat kopeerima või et Ukraina isegi õnnestuks. Aga see teekaardiga oleme mõtestanud palju neid küsimusi lahti, ka just sellest vaates, kuidas tehnoloogid saavad äri poolt toetada järgmistel aastatel. Ja seda tasub lugeda vähemalt sellest vaatest, et mitte nõustuda nende väidetega. Lõpetuseks siis, tulles tagasi Eesti AI algatuse juurde tervikuna, meil on olemas üks väike uudiskiri, mis räägib ka kõikidest nendest projektidest, mis meil ees on, kus on juttu ka kõikidest nendest töötubadest, mida me korraldame. Ma loodan ka teile, kus me saame teid näha nii kodanike kui riigitöötajatena. Ja me väga loodame, et see järgmine aasta ja see edasi see järgmine aastakümnend saab olema Eesti jaoks ja meie kõigi jaoks väga suur positiivsete ja põnevate muudatuste aeg. Ja Lukas, suur aitäh selle ettekande eest ja kui sa arvasid, et sa pääsed sellega, et sa küsid publikult küsimused ja sulle ei tule, ei, sa ei pääse, sulle on ka küsimusi ja neid on kriitilisemaid ja vähem kriitilisemaid. Alustame kriitilistega, need on põnevad. Ma alustan sellest, mis on kõige rohkem hääli saanud ja need enamasti on kriitilised. Avaliku sektori töökoha AI kasutamiseks jääb puudu spetsialistidest. Igal asutusel oleks vaja oma inimest, kes aitaks nii-öelda esimesed sammud ära teha. Kes seda teeb? Siin on kaks vastust. Üks on see, et nende asutuste enda inimesed peavad mingil määral muutuma nendeks spetsialisteks. Mida tähendab üldse AI-ajast olla spetsialist? Osaliselt on see tehnoloogia mõistmisega, seal on väga palju nii-öelda seda, et sa saad sügavalt aru sellest, mis su protsessid on ja mida sa ära automatiseerid. Teine pool, viidates selle jutule, mis siin kohe lavale tuleb, konsolideerimine, ma arvan, on paratamatu. See on ju olnud juba pikaline trend, et järjest tekib uusi kihte selle komplekssusele juurde. Ja siis need nii-öelda varasemad kihid peab ära konsolideerima, tsentraliseerima, et me ei lahendaks sama küsimus 10 korda. Et kuidas see täpselt hakkab toimima, aga ma arvan, et me oleme ju täna tuvastanud, see ei ole uus asi, see on juba 2024. aasta tehisaru strateegias, hulk valdkondi, kus see keskne tugi näiteks riskide hindamisel, andmekaitse küsimuste hindamisel peaks olema palju tugevam, et meil ei peaks olema igal asutusel sügav arusaam näiteks tehisaru valdkonna andmekaitsest või kõikidest nii-öelda riskihinnangute küsimustest. Osaliselt on see töös, aga siin annab veel väga palju rohkem teha. Väga hea. No lähtuvalt sellest, et olete uut platvormi loomas, et miks peab looma uue platvormi, kui on olemas näiteks Digiriigi Akadeemia platvorm või olemas ka mingid teisuguseid platvormi? Jaa. Oskuste platvorm on mõeldud turuplatsina. Ehk et see mõte ei ole seal, et me ise loome kõiki koolitusi, vaid et me nii-öelda loome kahepoolse turuplatsi, kus kõik need erinevad koolituse ja teenuse pakkujad saavad kokku nõudlusega ja siis mingil määral riik kasutab seda platvormi ka selleks, et seda õppeprotsessi subsideerida. Ehk siis Digiriigi Akadeemia koolitused on nii-öelda osa sellest pakkumisest, mida me paneks platvormile, aga me teame, et täna on ju väga palju olemasolevaid erategijaid sellel koolitusturul, keda me tahaks ka sinna kutsuda. Digiriigi Akadeemia kindlasti üksinda ei katta kogu selle võimaluse ja nõudluse ära. Kellelgi publikust on jäänud mulje, et räägitakse ainult positiivsetest asjadest, aga ükski asi ei ole 100% ainult positiivne, vaid on negatiivseid ka. Et kas neid negatiivseid faktoreid võetakse arvesse ka ja mil viisil? Jaa. No te andsite mulle 20 minutit, eks ole, et seda kihutuskõnet saab 20 minutit pidada. Muidugi. No esiteks muidugi nõukojas on meil ka esindatud mitmed inimesed, kes just nende riskidega tegelevad, kõige silmapaistvalt muidugi Jaan Tallinn, kes on seal, et eksistentsiaalsete riskidega tegeleda, aga teised nõukoja liikmed, kes ka võib-olla nende praktilisemate, eetiliste ja rakenduslike probleemidega tegelevad. Ja ma arvan, et mida ma küll ütleks, on see, et me oleme väga hästi
riigina ja ütleme, Euroopa on tervikuna hästi ette valmistanud selleks, et riskidega tegeleda. Meil on olemas selleks õigusruum, me oleme selle küsimusele aastaid otsa vaadanud, kuidas vältida halba, mis võiks tulla AI-st. Ja mida meie digiriigi kogemus meile näitab, on see, et need praktilised lahendused nende riskidele, ohtudele, need ei tule läbi eraldiseisvate suurte algatuste, vaid läbi selle, et me teeme käed mustaks, me õpime tööriistu kasutame ja meil tekib see praktiline vilumus. Mõistmaks, mis on need riskid ja agiilselt reageerimaks neile. Kindlasti see negatiivne külg, need riskid on meile teada ja meie taotlus ongi see, et nutikas AI kasutus aitab meil nendest ka üle saada. Kas Eesti AI või mõni teine riikliku tasandi struktuur tegeleb ka sellega, et kuidas ühiskond massilise töö automatiseerimise tagajärgedega ka hakkama saab? No see on muidugi spekulatsioon, kas see massiline automatiseerimine tuleb, eks ole, ja kuidas ta välja näeb, et selle üle majandusteadlased väga palju vaidlevad. Aga ma tooks ka ühe teise lisatahu sinna. Kui me vaatame kõiki neid uuringuid, mis räägivad sellest automatiseerimisest, nad räägivad justkui kas maailma tervikust või sellisest kujuteldavast riigist, mis ei eksisteeri konkurentsis teiste riikidega. Eesti on väike riik. Me oleme majanduslikus konkurentsis oma naabritega, globaalse turuga. Ja see, kuidas meil läheb ühiskonnana, väikse ühiskonnana avatud majandusena, ei pruugi olla korrelatsioonis sellega, mis kogu ülejäänud maailma majandusega juhtub. Meil võib minna paremini, meil võib minna kehvemini. Ehk et see küsimus meie jaoks, ma ütleks, et ei ole seda indikatsiooni, et meil lähiajal kõik oleksid rõõmsalt või õnnetult töötuna, vaid pigem see tööpõld on väga lai ja me sihime seda stsenaariumit, et me loome palju uusi töökohti, uut väärtust, mis võivad olla osaliselt, eks ole, need AI-ga seotud töökohad, aga osaliselt ka kõik need töökohad, mis siis kaudselt selle sama jõukusega seotud on. See on see positiivne lootus. No üks siin küsija siis kommenteerib, et tulevikus jääb inimese rolliks siis kontoris kohvi juua ja ülejäänud teevad AI ära, et kas nii on siis? Ei esiteks, eks ole, lähiajal me näeme seda, et mida me teeme varasemast automatiseerimist. Iga kord, kui sa proovid mingi protsessi ära automatiseerida, avastad sa hulga uut komplekssust. Pigem, mida me näeme, on see, et isegi kontoritöö kontekstis ära automatiseeritavad on lihtsamad asjad. Järgi jääb see keeruline töö, seal, kus see kontekst ei ole veel masinloetav, seal, kus on need keerulised ristseosed. Et ma kardan, et lühiajal, eks ole, on seda ajude ragistamist järjest rohkem pea igas valdkonnas ja mõttetöö läheb keerulisemaks. Kontori kohvi võib küll juua, aga selle tõttu tuleb kohvi juua, et ülesanded on keerulised ja põnevad, mitte selle tõttu, et ei oleks tegevust ja tööd. Korraks tööjõuturust ka, et seal slaidi peal olid näha need nii-öelda vananev tööjõuturg, aga kuidas tekitab see olukorra noorematele tööjõuturule sisenemise vaates, et sealt nii-öelda 0-100 on see samm muutub palju raskemaks, et olen isegi suhelnud inimestega, kes ütlevad, et neil ei ole enam neid juunioreid, kus on see nii-öelda õpi esimene level on ju, ei ole vaja, sest selle teeb AI ära. Neil on juba vaja nagu kõrgema taseme inimesi, aga kus see noor üldse saab selle kogemuse ja õpikõvera? No meil ei ole ju Eestis neid meeletuid juuniorite armeesid kunagi olnud, et me oleme alati teinud seda veidi huvitavamat, veidi rohkem rätseptööd ja ma arvan, et see olemuslikult ei muutu. Et juba täna paljus, kui vaadata viimaseid aastakümneid, mis on need huvitavad uued algatused, ettevõtted, mis Eestis sündivad, nad on sageli, eks ole, interdistsiplinaarsed ristumiskohad, kus mõeldakse selle, kuidas mingit asja uut moodi või teist moodi teha. Et praktikas ma ei näe, et see oleks see suur probleem, sest eks me peame kõik selle ahela leiutama, kuidas me inimesi siis nii-öelda paremini ja kiiremini teeme nendeks senioriteks, aga kui ma mõtlen selle väärtusahela tõusu peale, mida me oleme 30 aastat läbi teinud, kus me olime kõik kollektiivselt globaalse kapitalismi suhtes juuniorid 30 aastat tagasi, ma arvan, et kui keegi selle välja mõtleb, siis meie. Ja ma võtan viimase küsimuse. Kuidas me hoiame kontrolli all selle, et AI ei saaks kätte kõikide eestlaste andmeid ja kes seda kõike siis ikkagi kontrollib? No see ei ole ju uus küsimus, eks ole, et see on meil olnud juba andmekaitse küsimus päris pikalt. Küsimus ei ole selles, kas mingi AI saab kätte, aga milline AI ja mis ta nende andmetega teeb. Ja ikkagi on väga palju kollektiivselt, individuaalselt kasu sellest, kui ta mingil määral need andmed saab kätte, et pigem on see küsimus, mis tingimustel ja mis ta nendega teeb. Lukas Ilves, suur aitäh ja siin väike meene ka tänase konverentsil osalemise eest. Aitäh!